Anu, ma kuulsin sinu kõnest ühte väga toredat mõtet, et üks põhjustest, miks sa seda saadet teed, on selleks, et inimestel oleks kas või korra nädalas põhjust rõõmustada. Aga kuna sina oled ju sel ajal eetris, siin ma arvan, et sa ei vaata enda saadet. Mis sind vähemalt korra nädalas rõõmustab? Mul on neid hetki rohkem muidugi, aga ma arvan, et minu laps. Ma arvan, et need inimesed, kellega ma koos töötan, väga sagedasti meie saate külalised. Et see saade tegelikult, mis me teeme Hommik Anuga, annab väga palju tagasi. Seda kohati on keeruline teha, sest mul on nii head kolleegid, kes nädala sees on niivõrd häid saateid teinud ja nädala lõpus tulla millegagi, mis ei oleks veel käsitletud, ära räägitud, ära tehtud, on väljakutse. Aga meil on niivõrd äge tiim ja me püüame ikkagi püsida sadulas ja selle kõigega hakkama saada. Ma olen alati väga imetlenud seda, kuidas sa inimesi intervjueerid ja ma näen, et sulle päriselt läheb korda kõik see, mida sa küsid, millest inimesed sulle räägivad. Milline on see ettevalmistus selleks, et kas sa pead inimesega olema isiklikult tuttav, vestled sa nendega eelnevalt mitmeid tunde, loed sa seda, mida on kirjutanud toimetaja, kuidas see osa välja näeb? Ma arvan, see on täpselt samamoodi, nagu sina oma tööd teed. Tegelikult lihtsalt sa tead, mida sa tegema lähed ja tead, kellega sa tegema lähed. Inimene, kes tuleb sinu mikrofoni ette või minu diivani peale, teab, miks ta see on tulnud. Et me ei tee sinuga niimoodi, et hakkame meelde tuletama ja ära arvama, et mida täna võiks rääkida. See ettevalmistus ei ole tähtis. Tähtis on tegelikult need lood, mis me räägime, mis sina räägid, mis meie räägime ja ma arvan, et see, kui vaataja tunneb, et on vähemalt ühe uue asja teada saanud, vähemalt tõesti natukene on tuju võib-olla korraks paremaks läinud või hetkeks äkki on enda mured ära ununenud või võib-olla on seal mingi lahendus mingile küsimusele, mis vaataja peas keerleb, siis ma arvan, et me oleme oma eesmärgi täitnud. Et ma pean seda suureks privileegiks, et me pühapäeva hommikuti saame seda saadet teha ja ma olen tõesti kõikidele vaatajatele tänulik. Kes on see inimene, keda sa veel ootad oma diivanile, kes on võib-olla keeldunud või pole veel jõudnud temani? Igasugused inimesed on, kes on keeldunud, aga nii ma ootan oma diivanile inimesi, kellel on tahtmine jagada oma lugu vaatajatega. Mitte neid, keda sa oled ära veennud, kes on lõpuks saatesse tulnud ja tegelikult nad ei ole valmis rääkima. Et seda ma ootan ja ma pean seda väga suureks asjaks, kui inimene tuleb ja julgeb rääkida oma lugu kogu vaatajaskonna ees. Nii et mul on vaatajatel tänulik, aga mul on külalistele väga tänulik, kes julgevad ja tahavad intervjuusid anda. Mul on lõpetuseks üks üsna kummaline küsimus. Inimene nagu sina, kes teeb sellist tööd, et sa jutustad inimeste lugusid, aitad neil jutustada oma lugusid. Kui sa ei oleks selles ametis, ma arvan, et ka sina istuksid nendel diivanitel üsna tihedasti. Aga oletame, et Anu Välba on nüüd Hommik Anuga järgmine külaline. Mida sina temalt küsiksid? Ma ei tea, mis tunne on. Ma ei tea, ma ei anna tegelikult intervjuusid. Mul on väga hea meel, et ma täna võitsin auhinna ja mul on põhjust rääkida. Sest tegelikult ma arvan, et saatejuht on vahendaja ja ma ei ole tegelikult nii huvitav inimene. Mul lihtsalt on väga lahedad külalised ja seetõttu saan mina nende säras olla. Nii et ma ei tea, mis ma küsiks endalt. Ma ei ole enda jaoks nagu liiga inspireeriv. Mis jutt see on? Ma küll ei usu seda. No aitäh, et sina minusse usud ja aitäh, et auhinna jaganud on minusse uskunud. Ma arvan, ma küsiks, mis tunne on. No selge, aga suur tänu sulle ja palju edu kõigest, mis sa teed. Aitäh. Jõudu sulle ka.